No tere jälle siis, mis päev meil on, neljapäev. Meil on siin, ma ei tea, kas mees paistab praegu, sest ma ei näe, mida on filmin. Aga räägime veits juttu ka, kuna Tiit on siin juba olnud mitu päeva, 3 või? Ma ei teagi. Meil on Tiit siin, kellele ma ostsin rollu, mille ma pidin korda tegema, aga nagu näha, on mees kinnastega seal, nii et ma ei ole mitte midagi korda teinud siin. Põhimõtteliselt ma tulin teisipäeva hommikul siia tööle varakult, et teha ratas ära või esmaspäeva, ma ei mäleta, mis hommikul. Mul oli rihm ostetud, õli ja filtrid ja ma tahtsin karpa maha võtta, ära puhastada. Ja siis mul tuli sõidu ajal siia meelde, et ma pean lenksulaagrit ka tegema, mida ei jõudnud ilmselgelt. Ja siis, kui ma hakkasin seda tegema siin hommikul, ma sõitsin siia kell 6, ärksin üles, et kella 7-ks siia tulla. Siis ma jõudsin kella 7-ks siia, siis ma pöörasin otsa ringi, vihma sadas, sest mul jäid võtmed koju, siis ma läksin võtmeid tooma. Jõudsin siia siin tõstukile ja siis oli mingi imelik klobin või kõrin variaatoris, aga ma nagu hakkasin rihma vahetama ja siis ma vaatasin, mis sees on. Ei leidnud ülesse, panin kokku, ikka kõrises. Tegin uuesti lahti ja niimoodi 5 korda. Ja ei saanudki aru, algul mõtlesin äkki starteri pendiks teeb häält, aga ta on siuke liiga plastiline heli, et olla starteri pendiks. Nii et põhimõtteliselt, me ei tea, praegu ei nüüd vähemaks, aga Tiit on meil siin tööd teinud. Sa jõudsid teisipäeval, täna on neljapäev, nii et sul 3 päeva siin olnud. Teisipäeva õhtul. Jah, ja mees tuli seda tööd tegema kohe. Mitte midagi ta siin muud ei teinud. Joob õlut, siidrit ja teeb tööd. Okei, õlut on vähe. Igal juhul nii palju ma võin öelda, et kui Kaupole külla tuled, siis tööd saab teha. Sest mina ei tee mitte midagi ära lihtsalt. No. Nii, mis ta tegi esimesena, ta võttis siin karpa maha, puhastasime karpa ära, siis me kontrollisime lenksulaagreid. Ma mõtlesin, et saab äkki lihtsalt peale pingutada ja on korras. Aga lõtk oli ikkagi sees. Me tellisime eile väidetavalt uued laagrid, mida ei tulnudki. Sest et mille pärast ei tulnud? Sest et Federica vajutas valet nuppu tellimisel ja ta kasutas mu salvestatud kaarti, mida mul seal salvestatud ei ole. Ta ei kasutanud krediitkaarti, nii et ma täna vaatasin. Seda ei olnudki jõudnud selle pärast siia, sest et nad ei saatnud seda isegi välja. Valisin spetsiaalselt veel kiirema tarne, et enne 2 siia jooks, aga ütlesin Federical telli ära, sest mul on tööd vaja teha. Ja tellis ära, ütles, su kaart on salvestatud seal. Ei ole, mitte midagi ole. Nii et me ei saanud. Ja nüüd on Tiit siin küürinud ja puhastan neid, ütles, et küll saab hea. Ja praegu läheb esiots kokku tagasi ja siis võiks hea olla. Karpa sai üle käidud täiesti, siis ta timmis seal veel seda floati. Mis ta on nüüd eesti keeles, mõtle meelde isegi. Karburaator ujuk või? Ujukit, jah, ujuki kõrguse pani timmis paika. Ja siis selle, mis see teine oli, see kui gaasi anda, siis annab rohkem kütsi peale. See, et küll seda vedru. Kiirenduspump. Jah, kiirenduspump, aga mees teeb rohkem asju kui mina. Ja ta isegi ei tegele tsiklitega. Ta esimest korda elus istub rolleri peal, ta pole kunagi rolluga sõitnud. Ta loodab, et ta lihtsalt vastassuunas ei sõida, nagu siin juhtus ühe korra autoga. Siin on üldse väga põnev olnud, paari päeva jooksul on eluohlik olukordi, nii palju on siin tänaval plahvatused käivad. Räige pauk, täna käis 2 korda räme pauk ja Federica arvas, et neid vapsikuid või mida iganes, vist on vaspi, et neid lastakse dünamiidiga õhtu, kui see oli siuke räme pauk ja just Tiit käis kohvi toomas meile, ütles, et peaaegu, no püksid lasi täis, aga peaaegu minest. Kohvi jäi püsti õnneks. Ja eile läksime poodi, siis jäi peaaegu auto alla, sest auto kihutas parkimismajast välja garaažist. Ja siis tal kadusid šokolaadi saiaksid ära, mille ma kogemata andsin Federicale, no ta ära ei söönud, aga igatahes mehel ei ole õnne olnud. Ei lähe siin hästi, aga praegu loodame, et nüüd saab kokku nina ja siis mees valmis, mees on valmis sõitma. Aga kas võib-olla su vaatajad ei teagi, mis see plaan on? Ja Tiit, minge vaadake Tiit Saul, ma pean siia teksti panema, Instagram või YouTube'is, sest ta teeb videot inglis keeles. Nii et jah, tahad rääkida, mis su plaan on siis? No plaan on see, ma Austraaliast tulen. Kaupo otsis mulle selle rolleri. Pidi valmis tegema kõik. Ja kõik valmis, tipp-top. Ma hüppan selga ja sõidan Eestisse sellega. Ja otsin kõige kõveramad teed ja rahulikult sõidan Eestisse ära ja puhkama. No, homme alustan. Siin on paari tunniga peab selle tagasi kokku ja homme siis hakkan teele.
jah, ja täna läheme Decathloni, otsime sulle telgi, sest me käisime 2 Hiina poes, telki ei saanud, sest neil üks oli liiga kallis, teises polnud üldse, 74 € ei maksa. Decathlonis on 20, mis ta oli, 27,99 vist. Lähme vaatame selle ära. Tiit tõi Hiina poes telki ei saanud, aga sai vetsupotile kaane ja vetsupoti harja, nii et midagi head. Siis ta paigaldas seda. Siis tuli paar roppumat sõna ja siis mees oli kättpidi põhimõtteliselt vetsupotis. No. Sest et väike poldikene kukkus või kruvi kukkus vetsupotti. Nii et mehel ei lähe hästi. Ja eile pidime kiivri tellima, unustasime selle ära. Nii et nüüd lähed selle kiivriga. Lähed selle kiivriga, kus see valikut ei ole. Siuke, no tasuta saime selle ja siin on vähemalt prillikesed, päikseprillid on olemas ja ajab asja ära. Midagi võib suud lahti ei tohi teha sõidu all, sest siis saad kõhu täis. Aga ei noh, nagu õige lendur. Ei no väga hea, väga hea. Ja ega ongi vist kõik siis. Põhimõtteliselt variaatoriga me ei tea, mis on. Tiit tegi seda lahti, vaatas. Käis kõik üle. Me arvame, et äkki rullikud seal hakkavad vibrama. Aga me ei tea. Samas ta tuleb kuskilt, me ei tea, kust see heli tuleb täpselt. Üldiselt ignoreerime seda Eesti välja ja... Suts gaasi anda, siis kaob kohe ära. Kohe läinud. Ja me ei ole, seal ei ole mitte midagi rohkem, mida vaadata. Ja praegu ongi uus rihm, õli, õhufilter, õlifilter, uus küünal. Taastatud lenksulaagrid, puhastatud karpa, kõik seal. Kõik on tehtud. Uus aku ka. Uus aku ka, jah. Sest et aku oli ära surnud siin lampi. Paar päeva pidas. No mina sõitsin siia, siis pidas ja ööd pidas vastu, aga täna oli täitsa kottis. Ja siis on hästi. Vist. Tahad midagi üle öelda? Minge vaadake Tiidu kanalit. Sul läks video üles juba? Just panin jah video üles. Ma pean seda Discordi kohe spämmima siis saavad vaadata. Minu video tuleb alles pühapäeval, siis on Tiit juba Eesti-Läti piiril. Võib, jah. Arvatavasti. No, politsei autos. Kongis. Vot, kuule, aga davai siis. Ega ma teen oma uue klipi, kui sa ära sõidad siit. Ei, sa ei sõida siit, sa sõidad kodust mul ära. Ma arvan, et jätab selle siia, ma tulen homme sinuga kaasa ja siit panen plagama. Ma arvan, et nii on lihtsam, sest me läheme seda kelki osta. Jah. No kuskil peaks sulle proovisõitu ka tegema enam. Sa pole istungi selle. Jaa, noh, siit panna kohe otse minema. Ja mis siit uksest, kohe tagurpidi uksest välja ja nägemist. Bussi alla. No arvestades, kuidas sul läinud siin on, siis ega ärme ära sõnu, aga kivi kotti. Vot, davai, homme näeme siis siit samast kohast. Loodetavasti. No nii, viimane klipp oli filmitud 11. juuni. Ma mõtlesin, ma panen selle video välja, siis lasen välja ta siis pühapäevaks, mis siis oli nüüd 2 päeva tagasi. Täna on kolmapäev, 4 päeva tagasi, ma ei tea, 3 päeva tagasi. Ja Tiit läks ära siin juba reedel, mitmes juunis oli, ma ei mäleta. Ja sõitis ära, 300 kildi kaugsele jõudis siin ja siis pöörsus otsa ringi ja tuli tagasi siia. Ja siin sai igast põlli asju vahepeal. Aga põhimõtteliselt mehel andis sidur otsad. Siduri, mis see on siis? Siduri ketas, siin on pintsod. Vot siuke asi juhtus, et see ketas pooldus mingi hetk, või oli juba ennem. Pigem olid ennem juba läbi, kui mina hakkasin seda rihma vahetama. Aga siis ma ei mõelnud selle peale, et kui sa siduri ketast tõmbad eemale teise küljes, siis ta peab keerama niimoodi, sest siin on, see keerab siin sees, see osa, mis peaks üks tükk olema. Ja ma ei ole neid sidureid teinud nii palju rollusid, nii et ma ei mõelnud selle peale. Panin uue rihma paika, kõik oli hea, töötas 300 kilti idekalt. Või nii kaua, kui enam ei töötanud. Aga siis sõites oli okei ja gaas maha, siis hakkas räme kolimbi. Põll hakkas taga pihta. Jah, nii et vot, tšukk elu. Et põhimõtteliselt Tiidul on nüüd praeguseks mitu videot? 4, 5 on üleval juba, jah. 5 videot on üleval. Minge vaadake Tiit Saul YouTube'ist järgi. Ja jah, nüüd ma loodan, et see video tuleb ikka see pühapäev välja. Selle ma editin ära siin ruttu. Ja siis te näete, siis saate sealt vaadata päris seiklust, kuidas asi käib, kuidas asju filmida ja kõike muud. Mida veel?
Tiidul on telk olemas, magamiskott, madrats, igast manti veel. Jah. Aga siin ta on, praegu käis ära. Natuke, nüüd uus sidur läks külge, terve komplekti saime. Tiit käis seal teistes töökodades ka, kus ta oli. Seal anti 2 nädalat järjekorda, ooteaega ja 15 päeva, 10-15 päeva tellimus aega sidurile. Ta jõudis üleeile siia, me tellisime ära selle, võitsime laiali, siis tellisime ära siduri ja siis täna jõudis kohale täna hommik, sest meile tellisime, me ei teadnud 100%, mis viga on. Nii et ma ei tea, kus nad võtsid selle 2 nädalat pluss tellimusaja. Võib-olla vaatavad originaaljutte ainult ja panime Hiina juppe. No, ma ei tea, jah. on nii või? No me helistasime ka Biagiosse, nad ütlesid, et Itaaliast tuleb. Ja 200 pluss euri. Ma ei mäleta palju. Ja praegu oli 90, koos saatmisega 103 vist. Midagi sellist. Ja tasuta töö, ise tegi ära mees. Vaat, ega mu rohkem midagi ei ole rääkida siin. Ma ei ole videosid teinud, ma ei ole striiminud, ma ei jõua mitte midagi teha. Juba Discordis olen vingu saanud selle peale, aga ma lihtsalt ei jõua. Eelmine nädalavahetus oligi Pablo sünna, siis rootslase pool käisime mõlemad päevad täis. Kui ma siin 9-st koju jõuan, siis mul ei ole lihtsalt jõudu ja jaksu enam teha midagi. Ja ma olen filminud ka, aga jah, võib-olla ma saan selle video isegi ennem välja. Endiselt saatke mulle oma portreepilte motomedic@gmail.com ja pange mulle aadresse, kus te tahate kleipsud kätte saada, siis ma lasen hakata Eestis neid juba saatma. Sa saad ka kleipsu Eestis siis? Normaalne. See läheb rollu. Sa pead ennem Tallinnast sõitma, siis Viljandist tagasi. Ei, tegelikult me saadame sinna. Aga jah, saatke info ja asjad ja eks ma proovin siin ikka midagi teha. Mul on üks video, kus me käisime linna peal ka veel joonis, nii ma pean selle kokku panema. Selle kvaliteet, värvid on veits paigast ära, sest Mobla pani HDR-i peale kogemata kuidagi, ma ei tea kuidas. Aga, davai! Jaa, tahad midagi öelda? Tervitada ema, isa, vanaema, vanaisa. Võib-olla järgmine kord. Järgmine kord. Järgmine aasta siis, kui lähed autoga siit Hispaaniast tagasi Eestisse. Vot, aga, davai! Tšau siis!